Tšau! Nüüd on päris pikalt mööda läinud, millal ma viimati teile videot tegin. Ja mis ma siis vahepeal tegin, et ma olin Mehhikos. Püüdsin puhata 3 nädalat ja ühtlasi võtsin vastu ka grupi toredaid reisijaid. Ja nüüd olen ma tagasi Costa Ricas. Et hästi erinev energia on Mehhikol ja Costa Rical. Et tõesti Costa Rical on selline pehmus ja vaikus ja loodus ja siin ma tunnen ennast pisut kodusemalt kui seal. Ja praegu tahtsingi näidata, ma olen siin vulkaani alamil, näete, Arenali vulkaan paistab selja taga. Aga millest ma täna rääkida tahtsin, on siis see, et kuidas oma ellu tuua neid asju, mida me soovime. Ja mis on tavaliselt siis see põhjus, miks need asjad ei ole meieni jõudnud. Ja üks põhjus kindlasti, miks mingid asjad meie elus võib-olla lähevad teistmoodi, kuigi me oleme sellesse palju panustanud, on karma. Ja see ei ole tegelikult tänase video teema. Et lihtsalt tahan ära öelda, et tõesti mõnikord on meil sellised takistused, mille puhul on väga raske midagi ära teha. Ja siis võib tunduda, et okei, et ma olen panustanud hästi palju, ma visualiseerin, ma mõtlen, ma panen oma energiat sinna, aga ikkagi asjad ei juhtu nii, nagu ma ette näen. Aga teine põhjus, mis on palju levinum ja millest ma tahtsin täna rääkida, on selgus. Ehk siis, kui meil ei ole täit selgust, mida me tegelikult soovime, siis me ei saa ka nagu enda ellu tuua seda, sest me ei tea, mida me soovime. Ja see on tegelikult hästi levinud. Ja ma ise märkan seda enda juures ka aeg-ajalt, et mõnikord on niimoodi, et okei, mul on väga täpne ettekujutus, mida ma soovin ja ma samal ajal nagu lasen sellest ettekujutusest lahti, ehk siis ma ei hoia seda, ta ei ole mul nagu nii väga kivisse raiutud, aga ma ikkagi tean enam-vähem seda suunda, mida ma soovin ja niimoodi tekivad sünkroonsused ja asjad tulevad minu juurde üsna lihtsalt. Aga mõnikord on nii, et ma arvan, et mul on selgus, aga tegelikult päris ei ole. Et ma kujutan ette, et okei, ma tahan seda, aga kui ma hakkan päriselt nagu endalt küsimusi esitama, et mida ma tahan, neid nüansse vaatama, siis ma olen aru saanud, et tegelikult seda selgust ei ole, et ma olen natuke nagu selline pea pilvedes või udune kuidagi ja ma ei tea täpselt, kui palju ma midagi tahan või kuhu minna tahan või kus ma soovin viibida ja siis ka asjad ei juhtu. Ehk siis hästi oluline on tuua oma ellu selgust, et te saate aru, kus te päriselt praegu olete, kes te olete ja kus te soovite olla. Ehk siis tulevikus, kus te näete, mis on need asjad, mida sa soovid teha või kogeda, milline inimene sa oled, et too oma ellu selgust ja seda selgust saabki hästi tuua endalt tõesti küsimusi esitades ja istudes nagu nende küsimustega natuke aega ja mõeldes, et mis on need päriselt need minu soovid. Et selgust aitab vähendada kindlasti väga palju selline infomüra. Et ühest küljest seda müra aitavad luua kindlasti meie ümber olevad inimesed, pereliikmed, kes on kanged oma arvamust avaldama ja võib-olla oma tahtmist suruma peale ja siis võib tekkida selline tunne, et sa tegelikult ei tea, sa arvad, et see on sinu tahtmine, aga päris ei ole, on ju. Ja teine see müraallikas on üleüldse kogu siis nagu selline ühiskonnamüra ja meediamüra ja mis ka kipuvad meile tooma palju segadust. Et siis selguse
selguse loomisel ja selguse toomisel oma ellu on hästi oluline vaikus. Vaikus, et sa lood omale sellised hetked, mis on natuke pikemad kui hetk. Sellised päevad või tunnid või nädalad, kus sa tõesti viibid iseendaga. Paljud teevad ka selleks retriite, kas siis vaikuse retriite, lausa pimeduse retriite või siis kas või lihtsalt olla iseendaga natuke looduses ilma siis konkreetse sellise agendata, et sa pead seal midagi tegema, vaid pigem istuma ja mõtisklema siis oma elu üle. Ja kui selles osas on nagu kuhugile maale jõutud, siis on ka hea, kui on keegi, kes on nii-öelda sõltumatu, kes ei kalluta sinu otsustes, aga aitab võib-olla siis leida seda selgust läbi erinevate küsimuste. Et siin võib ka olla, mõni selline sõber, kellel on väga head sellised oskused, võib-olla coach, mõni terapeut, et mis siis sinu uskumuste ja soovidega täpsemalt kokku läheb. Aga jah, tänase selle väikse lühikese video siit ma lõpetaks siis sellega, et püüdke tuua oma ellu selgust ja paremini selgus aitab luua siis nagu parema elu ja paremini mõista ennast. Aga kohtumiseni varsti!